no tervist siit päiksepaisteliselt Lasnamäe Infoneti staadionilt, kus omavahel lähevad vastamisi täna koduvõistkonnaks olev EFC Levadia U21 võistkond ja kaugelt külla sõitnud FC Elva. Mündiviske tulemusel palli mängimise õiguse saanud on ja ühtlasi siit ka kohtuniku avaväljega selle mängu alanuks kuulutada saame. Oliver Anni käes lõppude lõpuks see pall maandus, mis sealt vasakult poolt, Elva poolt kasti saadeti ja ohtlikuks ta ei osutunud. Kuusev mängib kütist mööda! Levadia läheb seda kohtumist 1-0 juhtima, kui Maksim Kuusev, võistkonnakapten, avab tänase mänguskoori ja Veiko Kütt seal nüüd sisuliselt tantsib. Nii-öelda kõige kuumema supi pealt võetakse ära. No seal oli Sakarjev pahasti seljaga ja ega seal nüüd ei oleks aega olnud, et see pööre teha! Maksim Kuusev kohe vastab siit veel ühe väravaga ja pall läks lihtsalt värava eest läbi ja Kuusev pani jala vahele ning 33. minutiks on Levadia duubel juba 2-0 eduseisus. No nii on, mees seal suutis värava ka paigast ära lükata, et pidi seal ka korraks veel nii-öelda... Põldsaare pall tuleb ja ikkagi väga hästi Levadia pall liigub. Jätkuvalt sealt keskjoone pealt nüüd tulnud Tunitše. Veel! No nüüd peaks küll see värav minema Kuusevi nimele ja riietusruumi läheb Elva 3-0 kaotusseisus, sest et nüüd Maksim Kuusev saab selle värava oma nimele ja nii-öelda statistika on täna jätkumas, et vaatame siit ära, nüüd võimalus tekkimas ja sealt hästi Kruus sekkub ja saab ka teise palli. Vaatame ära siin Elvase esimese poolel kordades proovida. Levadia lahendab selle teistmoodi ja annab palli taha tsooni ka ja sealt nüüd esimesena vahel ja tuleb viga ka siin Kruusi vastu ja on seal nüüd... No ikkagi väga vabalt saab Elva tõusta või laseb Elva siis Levadial tõusta. Järvelaid madal pall ja sealt on nüüd neljas väga lähedal ja ei suuda. On see kas nüüd Kontratski, kui ma õigesti räägin? Kas nüüd Paju 1-1! Kiirelt tuleb üks tagasi ja kui siin esimesel poolel sai räägitud, et Paju kuidagi varju jäänud on, siis... Seda muuta on. Vaatame olukorra ära, kusjuures hea pall ja läheb sinna ja oi, sealt nüüd. No õnnega pooleks läks üle, aga tundub, et... Ja Kodinskis. Pall ette poole. Põldsaar on seal. Esialgu saab nüüd mööda Levadia meestest! Peeter Olev lööb Elva teise ja nüüd on nad ainult ühe värava kaugusel viigist. No siit läheb veel mänguks, ja vaata. Ja lõpetame siit ära, vaatati isegi enne